Tšauki, mina olen jälle Kirsipuu ja tänane videoteema tuleb ühelt vaatajalt Marian, kes andis soovituse, et ma teeksin video enda suve lemmikasjadest. Esimene asi, mis mulle suve jooksul on kõige rohkem meeldinud, on võimalus kanda õhukesi riideid. Ma võin kanda oma kleite. See on nagu tore ja mul on niimoodi, et isegi kui on mingi täiesti suvaline päev, ma lähen lihtsalt kuskile suvalisse kohta, siis ma olen kleidiga, sest et ma lihtsalt saan olla kleidiga. Ja ma võingi olla pidulikult, ongi mõnna. Nii et ma kannan ükshaaval kõik oma kleidid läbi niimoodi, et ma tean, et ma terve ülejäänud aastat neid nagu üldse kapist välja ei saa. One summer turns into 10 summers. One lover turns into 10 others. But this memory is still with me. Järgmine asi, mis on minul suve jooksul täiesti lemmik olnud, on need jalanõud. Nad on nagu, kuidagi nagu lahedad. Nad nagu veits helgivad ja nad on nagu pidulikud. Samas nad on lihtsalt sandalkad. Good. Ja praegu on minu lemmiktoit see Eesti suvikõrvits. Ja ma teen seda niimoodi, et on suvikõrvits, küüslauk ja oliiviõli. Ja tügeldan nagu kõik ära ja panen pannile ja kuumutan ja söön. See on lemmik. Siis väga oluline osa suvest on ju päevitamine. Ja mina olen päevitanud päris palju. Sest et ma pean väga oluliseks, et ma laeks nagu suvel endal need akud täis. Ja selleks, et tuleks ilus päevitus, peab olema kindlasti nahk niisutatud. Minu lemmik niisutusvahend on muidugi kookoseli. See on nagu nii hea nahale. Ta on nii looduslik. Ja muidu niisama nagu kui ma ei päevita, vaid kui ma lihtsalt niisutan keha, siis kiilsitooted on need. Nii, oota, vaatame, kuidas need beauty-gurud seda teevad. Jah. See kiilsivärk. Ja kiilsitooted on üldse väga head. Mis asi siin on? Loomulikult minu suve lemmik on minu jalgratas. See jalgratas on tõesti üks suve tipposa. Et ma saan sõita, tuul vuhiseb minust mööda ja ma panen täie ooga läbi linna ja läbi paikade. Ja minu ratas on olnud eriti tubli, sellepärast, et ma olen sõitnud temaga Tallinnast Viljandisse mööda kõrvalisi teid, on ju. Ja teinud selle oma elu nagu siukse megatripi, kus oli läinud mina üksinda ja minu ratas ja minu telk ja nii. Ja ma olin 3 ööd üksipäini looduses öösel. Ja ma olin nagu päriselt seal üksinda. Oma mõtete ja oma olemisega. Ja see oli suve tipphetk. Minu suve lemmik ja tegelikult aasta ringi minu lemmik on see beebe siin. Ma ei ole materialistlik inimene, aga mulle meeldivad, kui asjad, mida ma olen soetanud, ostnud, töötavad. Ja nad töötavad minu kasuks. Purgid, see meeldib mulle. Ja see vidin, kurat, perse raisk. Ja mul on Apple'i see näpakas ka. See ei ole nagu tehtud mingi suvalt, mingi kribu-krabu kokku käkerdatud, vaid see reaalselt töötab. Ja ta töötab nii nagu ta töötab paremini, kui ma oskan soovida. Ja see teeb rõõmu lihtsalt. Ja minu selle suve selle suve rõõm on ka see. Ja see ju avaneb minu sõrmejäljega. Ma lihtsalt hoian siin peal ja ta avaneb, on ja? Esinemiskramp. Räägin lähemalt, mis mulle selle juures meeldib. Mis on mulle suvel kasuks tulnud. No üleüldse äpid, on ja? Väga kasulik äpp on minu jaoks olnud see Translate. Näiteks mul on vajan mingit sõna teada. Ma panen lihtsalt siia mikrofoni peale. Condemnation. Palun väga, hukkamõist. Eesti keeles kohe siia kirjutatud. Lihtsalt nii mugav. Google Maps juhatab mind igale poole.
voice memot ma kasutan no kogu aeg. Kui mul näiteks, mulle meeldib mingi musa, ma panen kohe siia voice memo peale ja juba hakkab lindistama ja ma saan pärast seda kuulata. Ma olen isegi enda neid videosid vahel seda heli nagu kasutanud. Mis on nagu suvel olnud minu jaoks kõige olulisemad, on näiteks, kui ma sõitsin Viljandisse, siis on selline Eesti kaardid, Regio. Selle nimi on Eesti teed ja see on palju täpsem kui Google'i kaart. Ta näitab palju täpsemalt, kus ma olen ja neid kohti ja siin saab igasugu asju valida. Ja siin on see, et ma ei pea netis olema, vaid see on mul salvestatud. Lihtsalt, kui ma tegin selle rattatripi, siis ma sain nii hästi vaadata. Ma võisin panna endal neti kinni ja ta sai nagu ainult GPS-iga ja mul oli aku püsis ja kõik oli mega. Praegu on hästi suur teema rinnavähk. Mul on nagu reaalselt äpp, mis kontrollib mulle, et mul seda ei ole. Nagu ma soovitan seda kõigile naistele nagu. See on, siin on nagu naiste värgid on ja, aga siin on enesekontroll on ja siin liiga palju, ma ei saa nagu näidata neid pilte on ja, aga siin on igalt poolt öeldud, kust mida katsuda, kõik tõstad käe üles, tõstad käe alla, katsud siit, katsud sealt, katsud igalt poolt ja siis sa saad nagu enesekontrolli teha. Äpp Peibed. Selles sa kontrollid nagu ennast palju varem. Mul on näiteks siuke äpp nagu Budgetwiz. Kui ma tahan näiteks budgetida midagi, kui mul on näiteks mingi reis või mingi konkreetne asi, ma tahan enda nagu raha managementi nagu hallata, kui ma tahan näha, mis kuhu mul läheb, kui ma saan planeerida, mis on minu rahavoog ja see on nagu tore asi. Ma ei tea, kui sind huvitab. Ja no muidugi parkimis ja kõik siuksed äpid. Ma saan nagu, see on see, mis toimib minu jaoks. Suve lemmik asjad on olnud. Mulle meeldis ujuda suve jooksul. Mulle meeldis käia kontserditel. Mulle meeldis muusikat kuulata. Mulle meeldis lihtsalt olla soojas õhus, et ma ei pea nagu lõdisema, vaid mul on nagu kerge olla. Lihtsalt kerge olla ja saabki puhata niimoodi. Mis on veel üks lemmik? Nagu see teip on lihtsalt igihaljasna. MacGyver Babes. See on nagu igas olukorras, kui midagi vaja on, näiteks rattamatka reisil. Nagu igas olukorras võis seda vaja minna. Ja mis ma võin veel ühe lemmiku alla panna, mida ma hakkasin just lugema. Võitluskunstide müüdid ja legendid. Nagu hästi lihtsad, aga siuksed väga õpetlikud, nagu kogu see kung fu nagu siuke filosoofia vaata ja üldse võitluskunstid. Et kuidas nagu olla rahus ja et või noh, need on nagu siuksed õpetlikud lood ja hästi lihtsad lood ja jube hea, mulle meeldib. Ma olen muidugi alles alguses, nii et ma ei saa nagu veel soovitada tegelikult, aga mulle meeldib siuke asi. Vist ongi kõik. Praegu mul ei tule ühtegi lemmikut rohkem enam meelde. Aga kui sul on veel mulle mingeid küsimusi, siis sa võid mulle esitada ja ma võin neid enda videos nagu kajastada. No siis sa annad nagu märku mulle ka, et mis nagu sind vaatajana nagu huvitab minust või minu kohta või mida mina võiks, mis on minu seisukoht mingitest asjadest või. Et ma võin nendest nagu rääkida küll. Sest mida ma nagu ainult selle, sest see on tõesti nagu lemmikosa minu päevast. Mul on alati nii, et kui ma tahaks nagu millestki veel rääkida, siis mul on nagu nii, et ma ei taha videot veel kinni panna. Mulle meeldib siin. Ma nagu tean, et sa näed seda. Ja see on nagu suvepäevituslemmik soeng on nagu see. Tead, ma võin sulle ette lugeda ühe väikese jutukese siit võitluskunstide müütidest. See on siuke lihtne lugu sellest, kuidas loomuse vastu ei saa võidelda. Või ka nagu inimesi ei saa ümber vormida. Kui sa oled millekski sündinud, siis sa oled selline. Nagu näiteks mina olen sündinud siia nagu veiderdama ja kuidagi see, mida ma siin imelikku asja teen, ma olen selleks sündinud. Või no, see on nagu mingi minu olemus, loomuses. See on lugu konnast ja skorpionist. Ühel päeval tuli skorpion jõe kaldale ning tahtis seda ületada, kuid ei näinud kusagil silda.
Siis küsis ta läheduses istuvalt konnalt, kas too ei oleks nõus teda oma seljas üle jõe viima. Konn keeldus, kuna ta arvas, et skorpion teda torkab. Skorpion aga vastas, et oleks väga rumal konna torgata, sest siis upuksid nad mõlemad. Konnale tundus väide mõistlikuna. Nii nõustuski ta skorpioni oma seljas kandma. Ometi torkas skorpion poolel teel konna, kes otsekohe suri ja seetõttu uppus ka skorpion. Ja see võib tunduda nagu siuke harsh. Ma loen edasi, see oli nagu lugu, mida isa rääkis pojale selles. Poeg ütles, et tema ei mõista, miks skorpion konna oli torganud. Isa vastas, et torkamine ja tapmine ongi see, mida skorpion teeb. Selline on tema loomus. Skorpionit ei saa isegi süüdistada, kuna tal polnud valikut. Sa ei suuda muuta millegi loomust, jätkas isa. Üks õpilane võib olla teisest õpilasest aeglasem, aga see ei tee kiiremast õpilasest paremat võitlejat või paremat inimest. Iga õpilane areneb ja tegutseb kooskõlas oma loomusega. Lõpuks mõistis poeg, mida isa tegelikult mõtles ning sellest päevast peale õpetas ta igat õpilast nii hästi kui suutis. Nii säilitas poeg pere kung fu süsteemi. Nagu sellest loomusest. Et see, kuidas me oleme, ei saa nagu muutuda ja igaüks on erinev. Seda võiks teada meie koolisüsteemid ka. Aga mul ei ole siin nagu midagi öelda, et need nõrgad kohad on ju teada ja ma arvan, et on inimesi, kes sellega tegeleb. Et lapsud on erinevad. Jumal hoidku. Esimene klass hakkab nüüd paljudel lapsudel, kaasa arvatud minu õel. Küll ta saab hakkama, aga ikkagi suur asi. Okei. Ma soovin sulle edu. Ole tubli. Võid mult küsimusi küsida. See aitab mind videoideede genereerimisel. Ja nagu ikka, ole tubli. Tšau, kakao.